No nii, käes uus päev, sama projekt, ehk siis lähme sprinteri ehitusega edasi. Selles episoodis siis ilmselt veidi mööblit, tegeleme konditsioneeriga, teeme üks astmelauda, paneme katuse telgi lõplikult kokku ja nipet-näpet veel, nii et hakkame pihta. No nii, paralleelselt mööbli valmimisega siis hakkab vaikselt ka tehnikat paigaldama, sest siin mingite seadmetega on natuke agad just siis mahtumise ja üldse paigaldamise poolest. Ja esimene neist on siis Truuma konditsioneer, praegu on siin tagurpidi. Ja plaan on ta panna siia istme taha ja riidekapi alla. Mõõtud asjade poolest iseenesest mahub väga hästi. Ainuke probleem on just see, et need auto all olevad talad on natuke valedes kohtades. Ehk siis me ilmselt peame neid õhukanaleid veidi ringi vedama ja võiks kohe teada saada, kui see millegi pärast ei peaks õnnestuma. Ehk siis me hakkame seda Truumaga varakult tegelema. Ja ega see esimene samm ongi teha valmis selline põhjatemplate, tabloon, mis siis meil muutub ka põhjatunneli nii-öelda pealmiseks kaaneks. Ehk siis lõikame augud kõik sisse vineerile, siis saame need samad mõõdud täpselt kanda ka siia autosse sisse ära ja vaadata, kus need augud siis täpselt nii-öelda originaalis olema peaks. Ja siis saab juba põhjatalade järgi vaadata, et kui palju mida nihutama peame ja mis seal täpselt lahendada on vaja, et võib-olla õnnestub ja tuleb välja, et on vaja ühte auku liigutada, võib-olla kõiki 4, eks näis, aga hakkame seda vaikselt paigaldama ja siis saab juba jooksvalt probleemidega tegeleda. No nii, Truuma põhjaplaat on tehtud ja põrandale on märgitud ka juba hunnik kriipse. Mustaga on siis talatalad, punasega on, kus originaalis peaks olema need augud ja siis siin keskele pastakaga on joonistatud, kuhu me siis hetkel plaanime teha. Et ühte auku ühele poole liigutada, teist natuke teisele poole. Ja siis kondensatsiooniaugud on, üks jääb sinna, kus ta on ja teine on vaja ka siit ära tuua ja toob siia. Et teoorias seda ei peaks liigutama, sest ta mahub talade vahel ära. Aga me tahame sinna samasse põhja alla panna ka veepaagi ja siis võib-olla on hea, kui veepaak ei ole seal õhuvõtul. Ma ei tea, kummast sealt õhk sisse läheb, kummast välja läheb, aga et ta ei oleks seal veepaak kohe vahetult ees, et seal jääks mingisugune ruum ja vahe. Ja me ei taha seda veepaaki väga palju lühemaks teha, et liitreid võiks ikkagi võimalik palju alles jääda. Aga jah, nüüd järgmisena hakkamegi sinna auke sisse lõikama. Tegime juba arvestused, et see Truuma tuleb siis siia vahele ja me saame teda umbes 5 senti maast kõrgemale tõsta enne, kui peaks hakkama istet veel ettepool liigutama. Aga seda me teha ei taha, seega see peab nii jääma. Ja siis lõikame augud sisse, teeme metalli ära viisakaks, sillime kõik servad ära, värvime kõik servad ära. Ja kui aukudega on hästi, siis hakkame juba seda alumist kasti sinna meisterdama.
No nii, teeme nüüd oma esimese testi siis truumakondiga. Alumine kast on põhimõtteliselt valmis, võib-olla mingid niped näeb parandused veel, augud on põrandas. Ja paneme korra käima, vaatame enam-vähem kuhu see paak tuleb, paneme sinna mingi vaheseina alla ette ja laseme tal mõnda aeg käia, vaatame, kas saab ilusti õhku peale, õhku sisse, õhku välja, kas kõik töötab nii nagu peaks. Ja kui kõik on hästi, siis saame ära tellida paagi põhja alla ja saame ka selle ehitusega nii edasi minna. Ta vaatan kaameraga. Ei, stop. Kaamera, tagumine kaamera. Kurub peale. Lükka üles. Seda on.
no nii, nagu näha, siis nüüd lõpuks saime ka telgi katusele. See on olnud mõttes juba nädalaid, aga vahepeal oli siin asi lihtsalt pausil. Midagi keerulist seal iseenesest ei olnud. Õnneks inimesi oli nii palju, et ühed said hoida ja teised said timmida ja nihutada ja kolmas keeras polte, et läks enam-vähem mingite suuremate üllatusteta. Ja nüüd siis paralleelselt käib siin 5 eri projekti. Siim tegeleb nii-öelda siis justkui katsutelgiga edasi, ehk siis siia ette on vaja panna spoiler suures plaanis lihtsalt ilu osas, ilu jaoks, aga ilmselt spoilerile ei tee, ilmselt telgile ei tee halba ka, kui tuul sinna otsa alla minna ei saa. Mill paralleelselt tegeleb praegu siis uste vineeridega, et nende lihvimine, pahveldamine, värvimine, tahaks need külge saada peamisena just siis selle küljeukse. Et siis saab sealt seinad lõpuni panna, et seal muidu mingid kruvid võib-olla jäävad rõvedalt ebamugalt peitu, et praegu on lihtsam see ukse vineer ära panna. Ja siis Hans paralleelselt tegeleb küljeukse kohale riiuli tegemisega. Et siia tuleb 2 panipaika ja siis siia otsa peale tulevad truuma, Victroni ja ekraan ja siis 1 lülitipaneel ka. Ehk siis kõik teevad midagi, eri asju. Mina üldse praegu tegelen selle kärakaga. Siin sai septembris lubatud, et paneme paneelid peale, nii et tuleb lubadust kinni hoida. Ma arvan, et see on päris hea. Noh, teada. Mul oli uus ju. Ei tahaks natuke veel. Kuhu? Siia või? Aga natuke tagant muljusin sinna peale ka muidugi. Tuleb nihkesse, läheb üle, jääb sellest üle. Peaaegu katsu. Kahtlen, et ta saab. No ei, ütleme okei. No, ei, võiks saada tead. Võib-olla siis... Ma ei tea mitte midagi, mul ei ole see mitte midagi mõeldud niimoodi, et see kant kuhugi tuleb. Sa arvad, ma suudan nii palju ette mõelda. Ei, aga kui sul tulebki full tasa. No. Kui ta sul enne oli ilusti perfektselt tasa, siis tuleb 0,7 maa. Ei no siit sellele 0,7, jumal sa hästi. Ma olin valmis kohe, hakkan liimima. No hea, et sa tulid, siis ma oleks praegu sellele pannud kõik. Tegelikult ma tahan öelda, et sellele pead vist panema. No aga see oleks pohhu, keegi ei oleks see tähe pannud. See oleks kandi raiskamine. Aja raiskamine. Aga siis sa tahad selle just vastu lükata. Sellele pannud kandini. Jah. Niimoodi ma teengi. Jah. Ja siis mingit freesimist. Mis freesimist? Siia ka ei ole vaja freesimist. Kui üle jääb, siis on. Perfektne kaameraängel ka. See on hea. Sa hakkasid seda kantima. Sa arvasid, et ma filmin seal praegu seda siin? Ma arvasid, et sa filmid seda siin. Miks ma seda kuradi liimi peale pritsimist filmin? Ma ei tea üldse, miks ma seda kantimistki filmin. Sest mõttetu tööna.
inimesed vaatavad seal ekraani taga. Vaata, kuidas liim lendab. Jah, täpselt. Selge, sa tead ühesõnaga kõike. Igatahes, kõik sa ajasid mul nüüd sassi. Sa peaksid käima, tead seal. Anonüümsete töösõltlaste grupis. Mis sa arvad, Rain? Anonüümsed töösõltlased. Anonüümsed töötajad. ATS. Anonüümsed töösõltlased. Tere, olen Rain. Mina olen töösõltlane. Tagurpidi. Vastupidi. Vaadad hauad läks vastupidi. Jaa. See on alumine osa, mõned suurkõlar peaks siia tooma, kus on väike. Vahtele värve. Mõtlesin sama või. Sitte. Aga peaks taagud välja laskma ja siis tegema läbi. Et siis saab seda väikse või tead suurema. Suuremad üles panna. Aga eks sul võib teistpidi ka kõlarid panna. Ma vaatasin, et kui väga kuks jääb ette see metall osa. Siia täisnurkse kolmnurga, siis on selle järgi. Täisnurkse kolmnurga? No, kui ma viin need põhimõtteliselt mingi joontega pikendan need latid, siis ma saan kindla kauguse pealt mõõta mõlemast. Palju on, siis ma saan selle võrdseks. Ma arvan, et see oleks hea idee. Ja siis ma saan lihtsalt märkida, kus see kumerus on, milline on ja ongi olemas. See on võrdne nagu, sest praegu nagu. Kas siin selle kumerusega võiks proovida juba teha nii, nagu paindemineeri tegelikult kasutatakse, et paned 2 või 3 riba ja liimid omal ajal peega väga kokku, et siis juba ei olegi vaja sitaks klotse teha, ta on üks suur tüge tükk ja võib-olla saab seda kuidagi ära võetavaks ka teha. Siis ta muutub justkui ka kandvaks osaks. Ja kui sa teed paindevineerist mingi tooli või asja, siis su strat ongi see, et sa paned
ühe riba, lõikad teise riba, lõikad kolmanda riba, paned kõik peeva kokku, siis ta jääb tugev, siis läheb oma kuju, siis ta jääb painduna. Nii. Et selle ühesõnaga sellest saaks ka teha nagu kandva tüki, nii et ta ei pea olema tegelikult igalt poolt tagant mingi individuaalse klotsi kaotat, vaid ta ongi tugev asi ja praegu ta igalt poolt klotsi. Ta on tugev ja siis, nojah, teoorias saaks isegi üle kruvi lasta, aga me ei taha vist üle kruvi niikuinii lasta, aga siis ta oleks nagu 18 milline või 15 milline painutatud lineeridik, mis on nagu õigis kujus. Siis saaks eespoolt kruvidega panna. Eravõetaks teha. Siis saab nagu niimoodi teha, et ta saab siia selle klotsi kinni ja siis kõik need lineerirebad on nagu teisel pool on samasugune siia. Ja siis panen nad siia vahele nagu. Ja siis nad peaksid nagu ise juba loomulikult hoidma nagu täpselt sama kumerust. Ja kui on vaja, siis sa pead keskelt mingi kruvi läbi lasta ja pitskruvi panna. Mingi klotsi siit nagu panna. Siis ta on nagu sendi, siis ta jääb hoidma. Ja ma teen niimoodi siis. Jah, täispikkus ei ole mõtet teha, sest need on niikuinii sirged ja lihtne ja siia saab süjamasse külge liimida. Natuke tahab midagi lühemaks. Ei saa aru, mida ta täpselt on. Kumba? Või mõlemat? Mõlemat isegi, jah. Ja mõlemat on lühemaks. See üks muidugi saab siia korda tulla. Oi. Nii. Jah, okei. Ikka tahab lühemaks. See tahab seda keskmist. Seda tahab lühemaks. Teine võib-olla on okei. Ära muretse, ma teen sulle need toruhaabad sinna. Mul lihtsalt, ma arvan, et mul on kergem panna nagu sirgelt ära vaadata ja siis ma saan lõigata lihtsalt need torukohad sulle sinna. Aga mis sa nagu arvad? Ma ütleks, et OK, ma ütleks, et neid pikki juppe küll ei ole vaja. Siia istme alla ei ole vaja ehitada seda. Aga tulebki nagu ainult siia istme nii-öelda ette. Aga siia ei tule midagi. Põhimõtteliselt see, mis ma tegin, siis pool sellest maha. Tegelikult saaks olla. Kuidas see alguses käis siis? Hei! Mis teed? Mis sa siis siin teed ka? Ei no, olen siin nipet-tepet toksinud. Annan sulle seda suurepärase intro uuesti või? Mis sa siis siin nüüd teed ka? Ma olen siin nipet, ei, vaata. Mul tuleb automaatselt see keelelena. Igatahes, ma praegu toimetan selle istme aluse all siis põhimõtteliselt, kui seda saab niimoodi nimetada. Iste tuleb siia, siis siit me kõrgendasime sellise 5 sentimeetrit ja siit tegelikult läheb see otse veel edasi. Tuleb niuke rämp, et ta jookseb sellega tasa sealt. Siis on nagu kõik mingit astet ei tohiks jääda. Ja siis siia alla, siit hakkab tulema siis nagu ma aru sain kuskilt soojatoru ja külmatoru ja siia tulevad tegelikult siis need vendiaugud, vendiluugid, kus siis õhk hakkab välja tulema külm-soe. Mina täpselt tegelikult ei tea seda, kus see külm-soe tuleb. Aga
raami kui sellise tegelikult sain suhteliselt valmis. Täppi siit peaks veel mingi augu kuhugi tegema, et saab sealtpoolt ka toru läbi viia, aga seda veel päris täpselt tea, kus see tuleb. Selle saab hiljem lihtsalt lõigata sisse. Ja siis nüüd ma hakkan siin mõõdan tegelikult vaikselt siin juba mingit soi ma teen. Mingi algsed mõõdud asjad, et see plaat siia peale. Ja tegelikult üritaks selle plaadi siis ühes tükis enam-vähem saada, sest mida vähem juppe, seda parem. Aga eks näha ole, kuidas see saab. Panin selle kumeruse ka tegime, see on üks päris vinge kumera tüki, mõõtsin ilusti välja, et oleks ühtlane. Panin üks poindivineeriga, panin pika tüki, siis pärast 2 tükki liimisin paika veel sinna juurde, et hoiaks ja hoiaks oma kuju. Ja siis nüüd panin veel liimisin omakorda siia klotside külge siis, et ta oleks jällegi kõik ühes tükis ja ei peaks mingid juppe lahti võtma. Ja siinmaal ma olengi oma asjadega praegu. Ma vaikselt toimetan edasi. Toksin nipet. Ja siis põhiküsimus. No. Milleks see üldse vajalik on? Selleks oligi, ei või? Et need torud sealt saaks minna, ei või? See on nagu boonus. Okei, boonus, kuuti need torud enne ma oleks pannud siis. Boonus. Minu arust see on põhieesmärk. Ja boonus on see. No ma ei tea. Ja boonus on see, et siis kui siin istme peal istuda, siis on standardmõõdus, et ulatavad ka lühematel inimestel jalad maha. Jah, sest näiteks kui mina seal istun, siis mul on jalad on õhud, mingi 5 senti on maast puudu. Ja omanik on veel lühem kui mina, nii et suht vajalik, et mugavalt istuda saaks. Ja mina arvan ikkagi, et boonus on see, et sa saad mugavalt istuda, mitte see, et sul esmavajalikud torud sinna alla ära saaks mahutada. No, ütleme siis nii. Jaa, et 2 asja ühes, 2 kärbest 1 obiga. Mida? Miks sa selle järgi joont tõmba? Mida ma ei tõmba? Joont. Mille järgi? Mida? Vaat selle nagu siia. Nii, kui ma selle siia panen, mis ma sellega saan? No nii nagu enne nagu oli, siis sa tead juba, kui ta jääb. No aga ma juba tean, et see tuleb 6,5 ja ma märgin nüüd siia joone ja siis ma panen selle 6,5 järgi. Ja siis mul on juba see kaugos niimoodi, et see jookseb freesib. Oli minu. Okei. Jaa. No nii, ja ongi selleks episoodiks äkki juba küll, mil siin sai astmelaua kaane valmis, aga kuidas see peale sobis, näeb ilmselt kuskil järgmises episoodis. Muidu loodan, et video meeldis, mingi küsimusi on, andke märku järgmises episoodis, eks läheb ehitus edasi.
päris täpselt ei tea, mis ta saama hakkab, aga suures plaanis ilmselt veidi mööblit, ilmselt tegeleb seintega, veidi tehnikat, nagu ikka. Loodan, et video meeldis, pange like, pange subscribe, siis on meil ka veelgi rohkem motti asju edasi teha ja veelgi ägedamaid videoid teha. Nii et tšau pakaa ja järgmise korrani. Okei. Magazin. Dobry večer. Do свидания. До свидания. Siis ilusasti õhtul. Lootsin, No, okei, siis. Dobri večer.